Muutus enesehinnangus toob järsu muutuse kõigesse, sest kõik, mida sa koged oma elus, näitab sulle üks-ühele, kelleks sa ennast pead. Mitte kelleks sa tahaksid end pidada või kelleks sa näitad end teistele, vaid kelleks sa sügaval sisimas end usud olevat. Kui sees on salajane hääl, mis sosistab, ma ei ole piisav, ma ei vääri head, ma pole kunagi küllalt hea, siis see saabki su elu keskpunktiks. See kujundab su valikud, piirab su julguse ja määrab su suhte maailma ja iseendaga. Need uskumused on sügavalt juurdunud kahjurid. Nad ei karju, nad sosistavad. Nad ei võta kohe kõik ära, nad kulutavad su elujõu tasapisi. Ja lõpuks elad sa mitte selleks, et elada, vaid selleks, et mitte surra. See pole elu, see on hingetu olemasolu. Aga kõik muutub hetkest, kui sa hakkad iseendale meeldima. Tõeliselt, mitte läbi saavutuste. Mitte siis, kui kõik on korda saanud, vaid just nüüd, just siin, oma praeguses ebatäiuslikkuses, alles siis algab päris minu elu. Elu, mis ei vaja tõestust. Elu, kus sa oled endale kodu. Elu, kus sa ei ela selleks, et kellegi ootusid täita, vaid et olla kohal omaenda tõelisuses.